Pühakirja salmi kuuleme Johannese evangeeliumi 16. peatükist ja loen 8. salmi. Ja kui seesama saab tulnud, annab tema maailmale märku patu pärast ja õiguse pärast ja kohtu pärast. Aamen. Möödunud pühapäeva hommikul küsisime, kas on inimese elus Jumala juhtimine ja leidsime vastuse Aasafi laulust: oma nõuga juhatad sa mind. Aga täna on meil teine küsimus: kuidas siis juhib Jumal inimest? Milliseid abinõusid kasutab tema selleks? Selle küsimuse vastamisel ei ole meil luba oodata üllatavaid uusi avastusi, sest Jumal on juba muistsest ajast peale oma rahvast juhtinud. Ja see oleks väga ebatõenäoline, et nüüd meie korraga avastame ühe uue mooduse, mida eelmised põlvkonnad veel ei ole tundnud. Ennemini oleme meie siin selleks, et kontrollida, kas oleme meie ka sellel teel, kus Jumal oma rahvast minevikus on juhtinud, ja selle tõttu järeldame, et tema seda ka olevikus juhib. Jeesus ise kasutas sõna ja ütles, et seesama vaim, püha vaim, annab meile märku. Just need sõnad jäävadki meile täna nagu keskseks kogu meie mõttekäigu ulatuses. Jumala püha vaim annab märku. Kui mõtterikkalt on see eesti keeles edasi antud, annab märku. See näitab, kui tasane, kui vaikne, kui pühalik on Jumala juhtimine inimese elus. Aga annab märku, näitab ka seda, et sina pead seda hoolega tähele panema. Kui sina tähele ei pane, siis läheb märgu andmine sinust märkamatult mööda ja sa oledki kaotanud Jumala juhtimise. Sellepärast on meil oluline, et meie Jumala juhtimise tasast mõttekäiku märkame ja seda talletame. Märgu andmine, nagu ütles Jeesus, toimus püha vaimu läbi, aga püha vaim kasutab teatud abinõusid. Eriti neid abinõusid, mis siin maa peal on juba algusest peale olnud seotud püha vaimu tegevusega. Esimene niisugune abinõu, mida meie võime nimetada, on püha kiri, on meie kallis piibliraamat. Juba püha kirja kirjutamise ajal oli püha vaim kaastegev, sest piibel ütleb nõnda: kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud. Püha kiri on seega meil ainulaadne juhtimise vahend Jumala käes, sest algusest peale see ongi mõeldud selleks, et Jumala püha vaim ise selle kaudu meid juhib. Selle kaudu annab tema maailmale tõepoolest märku patu pärast, sest seisatagem hetkeks ja mõtelgem, mis on siis Jumala käes olnud nendeks abinõudeks, mille kaudu tema kutsub inimesi patu tundmisele. Möödunud aegade kogemusest meie teame, et Jumal on selleks kasutanud sõna kuulutamist. Siis, kui Jumal tahtis enne Jeesuse avalikku tegevust veel teed valmistada Messiale, siis, kui Jumalal oli veel viimased ettevalmistused teha ja inimesi oli vaja kutsuda meeleparandusele, kuidas Jumal annab märku juuda rahvale selleks, et neil on vaja meelt parandada? Kuidas saavad nemad märku patu pärast? Sel viisil, et Jumal saadab risti ja Johannese neile kuulutama. Kuulutuse kaudu toimus märguandmine Jordani kaldal. Matteuse evangeeliumi 3. peatüki 1. salmist loeme nõnda: neil päivil tuli ristija Johannes ja kuulutas:
Püha vaim kasutas sõna. 4 pühapäeval äratas Jumala püha vaim tuhanded inimesed patu tundmisele. Kuidas ta seda tegi? Peetruse jutluse kaudu. Nii lihtne. Jumal annab oma sulasele sõna ja see sõna peab edasi andma siis Jumala märguande inimestele. Need on vaid paar näidet sellest, kuidas Jumal juhib inimesi patu tundmisele püha kirja kaudu. Ja kirikuloos on Jumal ju pidevalt kasutanud seda sama moodust. Seega siis võime öelda, üldreegel on niisugune Jumala juhtimisel, kui tema inimesi toob tõe tundmisele. Usk tuleb kuulutamisest ja kuulutamine tuleb Jumala sõnast. See on Jumala meetod. Aga püha kirja kaudu ja kuulutuse kaudu ei juhi Jumal mitte ainult usuvõõraid inimesi usu juurde, patu tundmisele, vaid selle kaudu juhib Jumal ka oma rahvast, usklikke inimesi. Peatuge hetkeks, mõtelgem praegu. Jumal juhib iga päev miljoneid usklikke inimesi piibliraamatu kaudu. See on tõsiasi. Meil ei ole mõtet selle vastu vaielda. Jumal teeb seda meie endi hulgas ja teeb seda teistes maakera osades. Vahe on siin ainult selles, et mitteusklik inimene, tema tavaliselt ei loe Jumala sõna. Tema saab Jumala sõnaga kokku puuta ainult siis, kui ta tuleb sinna, kus Jumala sõna kuulutatakse. Aga usklikul on 2-kordne kokkupuude Jumala sõnaga. Tema loeb ise Jumala sõna ja tema kuuleb Jumala sõna. Seega on temal 2-kordne selguse võimalus antud Jumala sõnast. Lugemise juhtimine ja kuulamise juhtimine. Juhtimiseks Jumal võib kasutada üksikuid piiblisalme ja ta on ka seda teinud. Mõnikord hommikul välja tõtates kodunt on aeg jäänud napiks, teie lüüte viimasel momendil veel piibliraamatu lahti, loete ühe salmi. Ja see üks salm võib olla teile mõtete juhtijaks kogu päeva. See võib olla õnnistuse kalviks osaks teie usuteel. Ja oma kogemusist võime kindlasti igaüks seda ütelda, et Jumal on meid õnnistanud mitu korda ühe ainsa piiblisalmi kaudu. Muidugi eeldades, et me seda ühte salmi lugesime õigesti. See tähendab, et meie konteksti mõtte ka arvesse võtsime. Sest kui meie eelnevaid ja järgnevate salmide mõtet arvesse ei võta, siis võib üksik salm juhatada meid eksiteele. Aga peamiseks Jumala juhtimiseks sõna kaudu on ikkagi piibliraamatu õpetus. Kui see tõde minule avanes, siis selgus mulle väga palju Jumala juhtimisest. Sest olin leidnud, et võtad ühe salmi siit ja teise sealt, nagu nooremas eas seda minagi tegin, ja üks salm ütles ühte, teine sageli vastupidist, mis ma siis nüüd pean võtma, väga raske oli leida. Aga siis, kui mul selgus see mõte, Jumal juhib meid oma sõna õpetuse kaudu, oli mul asi hoopis lihtsam lahendada. Ja kriitilisel tunnil, kui mul on tarvis otsustada, siis ei lähe ma mitte seda ühte salmi otsima sõrme alt, vaid ma seisatan ja küsin Jumala käest, Issand, mida ütleb sinu sõna õpetus selles olukorras mulle? Mida käsib sinu sõna õpetus mind teha ja kuidas ma peaksin toimuma? Ja nii hoitakse meid paljudest eksitustest. Minu juurde tuli mulle tundmatu naine, esitas palvesoovi ühe mehe pärast, kelle närvikava pidi olema väga läbi ja nüüd on olukord muutunud väga kriitiliseks, see mees vajaks kuidagi oma tervise poolest kinnitust ja Jumala abi. Ma küsisin, kas tema ise usub Jumalat, ütles, jaa, mina usun Jumalat ja Jeesus on ütelnud, kes palub, see saab, mina usun ka seda.
ja sellepärast ma soovingi seda. Ma küsisin siis lähemalt, mis selle mehe viga on, ja siis selgus, et selle mehe abielu on õnnetu. Ja mis mind üllatas, oli see, et seesama palvetooja naine ise oli üks selle abielu kolmnurga nurkadest. Ja kui ma seda kuulsin, siis ma ütlesin, aga muidugi nüüd me peame paluma, et Jumal teie vahekorra lõpetab. Ja sellega naine ei olnud päri. Tõsi, tal oli piiblisalm aluseks. Ta ütles, Jeesus on ütelnud, kes palub, see saab. Aga ta ei võtnud piibli üldist õpetust arvesse. Ma tahtsin näidata, kuidas meie võime ränga eksituse teha, kui me võtame ainult ühe salmi, aga ei võta piibli üldist õpetust. Ja tema mõtles, et on Jumala sõnast juhitud, tuleb abi saama. Tegelikult oli tema ainult oma ihadest juhitud, aga mitte Jumalast juhitud. Mitte pühast vaimust juhitud, vaid oma soovidest aetud. Ja sel viisil Jumal ei saa meid aidata. Aga neile, kes ütlevad, et neil on raske teada, mis võiks olla Jumala sõna üldine õpetus ja kuidas selle alusel asju lahendada, ma soovitan tutvu Jumala sõna õpetusega. Kui sul tekib konkreetne probleem, mine selle Uue Testamendi juurde ja hakka lugema Uut Testamenti just selle üksiku probleemi lahendamiseks. Muidugi võid ka teiste usklikude nõu küsida. Keegi noormees oli kuulnud, et on olemas inimesi, kes siin maa peal nimetavad endid Jumala lasteks. Ja talle oli ka öeldud, hoidu nendest inimestest, sest need on variserid ja vaimulikult uhked inimesed. Ja tema siis ka jõudumööda hoidus. Aga midagi tema südames ütles, loe selles küsimuses Uut Testamenti. Ja tema hakkas lugema. Ja ta leidis, et siiski Jumal on andnud selle õiguse patusele inimesele, et tema võib oma patu andeks saada, Jumala lapseks saada. Ja kui tema oma lugemise järjega oli jõudnud Johannese 1. kirja 3. peatüki algusesse, ja sealt leidis need sõnad, vaadake, missuguse armastus Isa meil on andnud, et meid peab Jumala lasteks hüütama ja seda me olemegi. Siis jäi ta selle salmi juurde seisma ja ütles, nüüd ma tean, et see on õige, et inimene võib saada Jumala lapseks. Ja kui inimene võib saada Jumala lapseks, siis Jumal võtta ka mind oma lapseks. Ja ta sai Jumala lapseks. See on inimesele, kes tuli Jumala sõna üldise õpetuse kaudu otsima omale juhtimist ja ta leidis selle. Jeesus ütles, teie eksite, sest teie ei mõista püha kirja. Teie eksite, tähendab, teie elate ilma juhtimata, sest teie ei mõista püha kirja. Need variserid, kellele Jeesus seda ütles, mõistsid küll, oskasid peast tsiteerida paljusid salme, aga nad ei osanud Jumala sõna üldist mõtet tabada. Olgu lubatud siinkohal meie tähelepanu juhtida paarile tõsiasjale. Nimelt seda, et Jumala juhtimine, ükskõik mil viisil see sinule ka tuleks, ei või iial olla vastuolus piibliõpetusega. Kui see on vastuolus, siis jäta see mõte kõrvale, mida sa oled kavatsenud teha, sest Jumala juhtimine ei või olla vastuolus tema oma sõnaga. Ja teine asi, mis meil on vaja meeles pidada, on see, et ära looda seda, et sina saad suurel kriitilisel tunnil Jumala juhtimise, kui sina väikestes asjades ei ole nõus Jumala juhtimist järgima. Kui sina tahad valmis olla raskel, kriitilisel momendil Jumala juhtimist tunnetama, siis võta nõuks iga päev jälgida Jumala juhtimist selles ulatuses, kus sina iialgi seda mõistad, ka pisiasjades. Sest kes piskus on ustav, sellele annab tema siis ka palju. Ja kui sa seda teed, siis sinu kõrv märkab Jumala märguannet. Ja sinu elus täitub see sõna, kel kõrv on kuulda, see kuulgu, mis vaim kogudusele ütleb. Ja vaim ütleb siis seda oma sõna kaudu, mis tal on vaja ütelda. Muidugi ta võib seda ka muul viisil teha. Me tulemegi teise abinõu juurde, mida püha vaim kasutab, ja see on nimelt Jumala kogudus.
Nii nagu püha kirja tekkimisega on Jumala püha vaim algusest peale olnud seotud ja sellepärast tema kasutab seda, nii on ka Jumala koguduse tekkimine seoses püha vaimuga. Teie teate 4 pühasündmust, ilma et ma seda tarvitseksin rohkem meenutada. Kui püha vaim kasutab kogudust meie juhtimisel, siis ilmselt kasutab tema ka koguduse jumalateenistusi meie juhtimisel. See tähendab, et siin muutub Jumala juhtimine meile eriti selgeks ja arusaadavaks, sest püha vaim kasutab siin meie ühispalvet, ühislaulu ja sõna kuulmist ja kuulutamist. See loob mingisuguse vaimuliku õhkkonna, kus meil on kergem mõista Jumala tahet ja see kindlasti on meie oma kogemuse piirkonnas ka. Igaüks meist aitab kaasa siin selle vaimuliku õhkkonna loomisel. Kui näiteks koguduse üldlaul loob selle vaimuliku õhkkonna, et inimesed tunnetavad siin jumaliku osa ja sina vaikisid selle üldlaulu ajal, siis sinul ei ole osa selle vaimuliku õhkkonna tekkimisel. Sina oled väljaspool seda. See on oluline, et me ka üldlaulus kaasa aitame. Muidugi need, kellel ei ole häält, teie võite siiski oma südames kaasa aidata. Ja kui koguduse palve ajal Jumal sai eriti õnnistada ja ligi tulla, aga sina kaasa ei palunud, siis sul ei ole osa selle üldise õhkkonna loomisest. Kui siis Jumal teiste teened arvesse võtab, siis sina oled ilma teeneteta, sest kogudus palus küll ja õnnistus tuli, aga sinu osa puudus seal ja sina jääd sellest ilma, mis Jumal sinu kaudu oleks tahtnud teha. Iga usklik teab, mida see tähendab, kui meie niisuguses vaimulikus õhkkonnas liigume. Ja ka juhtimise huvides ütleb piibel meile, ärgem jätkem maha oma koguduse kooskäimisi. See on Hebrea kirja 10. peatüki sõna, uues tõlkes selgimine edasi antud koguduse kooskäimisi. On see siis ime, kui meie rõõmuga tuleme Jumala kotta, Jumala teenistusele, sest siin meie tunnetame imeselgesti ja lihtsalt korraga Jumala juhtimist. Aga Jumal juhib ka meid koguduse nõupidamise kaudu. Igaüks tunneb apostlite konverentsi, nagu seda nimetatakse, apostlite tegude raamatu 15. peatüki järgi. Nimelt Antiokia koguduses oli tulnud arusaamatus. Arutati, kas paganaist usklikud peavad Moosese käsku pidama või mitte. Osa oli nii vali, et ütles, see on hingeõnnistuse küsimus. Muidu ei või teie õndsaks saada, kui te seda käsku ei tea. Nii te loete apostlite tegude raamatu 15. peatüki algusest. Teised ütlesid, Kristus on nii suur, et tema ei vaja Moosest oma abiks. Tema ise, tema kaudu jagab Jumal kõik, mis meil on tarvis. Ja niimoodi see küsimus leidis siis seal arutelu nii ja teisiti. Muidugi mõistame meie, et Jumal ise oleks võinud ju selle küsimuse lahendada seal mitmel viisil. Jumal oleks võinud seda nii teha, et prohvetid oleks selle küsimuse vastanud. Ja piiblist teie leiate, et Antiokias olid prohvetid olemas. Jumal oleks võinud ka apostlite autoriteetse sõnaga selle lahendada. Me ütleme nii, me oleme Jeesuse järglased, tema on meid seadnud juhiks ja asi on korras. Ei, püha vaim valis hoopis nõupidamise tee. See kõige tülikam ja raskem tee, võiksime ütelda, sest siin inimesed vaidlevad, arutlevad ja lugege apostlite tegude raamatut, siis teie näete, et tõepoolest, ka seal toimusid niisugused vaidlused. Ja kui siis need vaidlused olid läbi vaieldud, kui juhtkond oli leidnud lõpuks ühise seisukoha ja kogudus oli ka siis nõus selle ühise seisukohaga, mis siis apostlid tegid? Siis apostlid kirjutasid kogudusele läkituse ja ütlesid, püha vaim ja meie oleme heaks arvanud. Kus see püha vaim siis nüüd sisse tuli siia?
Püha vaim oli kogu aeg seal, kui nemad arutasid seda küsimust ja juhtis selleni, et nad jõudsid üksmeelsele otsusele ja õigele otsusele. Inimesed ei märganudki seda, kus see püha vaim siin nüüd oli, aga ta oli seal. Kas me usume seda, mis apostlid tegid? Me usume seda, sest nemad ütlesid püha vaim ja meie oleme heaks arvanud. Kas te usute seda, et ka kaasajal Jumal kasutab koguduse juhtkonna nõupidamisi selleks, et tõeliselt edasi viia kogudust õiguse jälgede peal? Ega ilmaasjata Hebrea kiri oma 13. peatükis ei ütle, olge kuulekad oma juhatajaile. Miks on meil tarvis kuulekas olla? Sellepärast, et püha vaim kasutab neid sinu juhtimiseks. Ja kui kerge ma olen leidnud, inimesel on vastu võtta see nõu, mis keegi talle sosistas kusagil üks. Poolik usklik, võib-olla isegi usuvääras, ütles, ja see kõik ei ole õige, mis teil seal räägitakse, ja inimene uskus seda. Aga seda, mida tema oma karjane talle ütles, see korraga oli temale raske uskuda. See näitab, et vaenlane on siin tegevuses, kes püüab ära rikkuda seda head, mis Jumal meile tahab tuua. Ja nõnda püha vaim kasutab tänaseni ja on kasutanud konverentse tervete koguduste juhtimiseks, on kasutanud nõupidamisi tervete uskondade juhtimiseks. See on olnud Jumala püha vaimu meetod, nii nagu seda leiame Jumala sõna seest. Peale jumalateenistuste, mille kaudu Jumal meid juhib, ja nõupidamiste ja konverentside ja nõukogude kasutab Jumal ka üksikuid usklikke teiste kasuks. See on üsna arusaadav vist, sest igapäevases elus meie peame täiesti endast mõistetavaks, et küsime nõu teise käest ja võtame arvesse teise inimese kogemusi, tema oskust ja elutarkust, aga miks ei peaks meie siis vaimulikul alal ka tegema seda sama? Piibel annab meil siin häid eeskujusid. Jumal kasutab ühte Filippust selleks, et etiooplast tuua meeleparandusele ja usuteele. Jumal kasutab ühte Peetrust selleks, et Korneliuse kojas abi saata. Ja piibel ütleb meile, et vaimu valgustamine antakse teiste kasuks. Nii kasutab püha vaim ka kaasajal sinu kaasusklikud nõuandeid, jutlusi, laule, vaimulikke raamatuid, isiklikke kirju, kõike seda. Sina ise võid olla see, keda püha vaim kasutab teiste kasuks ja sina võid olla ka see, kelle huvides Jumala vaim teisi juhib. Nõnda võime siis ütelda, et Jumal kasutab oma kogudust. Jumal juhib meid ka elusündmuste kaudu, seda nimetan kolmandaks. Tema näitab meile seda teed elunähtuste kaudu, mis muul viisil vast meil ei oleks arusaadav. Mitmed nimetavad seda ka saatuseks. Jumal võib lubada meile niisugust saatust, kui me seda nii võiksime ütelda, mis hoopiski meile ei meeldi, aga mille kaudu Jumal siiski meid juhib. Mõtelge näiteks Joosepi elu. Oli kord päev, kui tema läks oma vende vaatama ja sellest päevast näis, et algas üks õnnetuste seeria Joosepi elus. Vennad kõigepealt võtsite kinni ja sidusid ta, siis heitsid ta auku, nad ei leppinud sellega, vaid müüsid ta orjaks. Sel samal päeval viidi teda võõrale maale ja see oli tõesti üks raske õnnetuste algus. Kui Joosep oli seda üle elanud ja kui ta siis Jumalat appi hüüdis ja oma vendigi palus, nagu piibel ütleb, selles olukorras, siis Jumal ei kuulnud teda. Ja mul on tunne, et Joosepi juures pandi küll viimane Jumala juhtimise usalduse raas kaalule. Kui ta seda kõik pidi üle elama, kus on nüüd su Jumal? Miks Jumal sulle appi ei tule? Miks tema sind ei aita? Miks tema sind ei päästa? Vaevalt oli Joosep hakanud harjuma võõrsel uues olukorras, kui teda heidetakse mitmeks aastaks vanglasse ja täiesti ilma süüta.
ja see, kes vale kaebuse tema peale esitas, elab vabalt ja rõõmsalt ja lõbusalt edasi. Kus on su Jumal, Joosep? Kas siin ei pidanud viimane tema usuraas purunema niisuguse elusaatuse ees? Aga läksid mööda aastaid, avage 1. Moosese raamatu 45. peatükk ja siis kuulete, mis Joosep ütles. Elu säilitamiseks läkitas Jumal mind teie eele. Nüüd korraga näeb Joosep seal Jumala kätt. Ei, ärge mitte mõtelge seda, et Joosepi vendade patt oli tühine asi Jumala meelest. Ei, see patt oli tõeline patt, mis nemad tegid oma venna vastu. Ja nemad pidid hiljem seda raskesti kahetsema ja andeks paluma. Küll aga näitab Joosepi lugu meile seda, et Jumal ei ole ka patu ees ilma nõuta. Jumal teab, kuidas ka niisugusest olukorrast meid välja tuua, kui oleme teiste kuritahte ohvrid. Aga veel enam, mis mind üllatab, on see, et Jumal teab ka, kuidas neid inimesi tuua meeleparandusele ja uuele elule, kes tegid teistele kurja. Nii nagu Joosepi vendi Jumal oskas aidata. Mitte ainult Joosepi päästa, vaid vendi ka veel päästa. See ongi see imeasi, et Jumal ei ole patu ees ilma nõuta. Sest meie näeme, et siit ei ole enam midagi päästa, aga Jumal näeb pääsetee. See ongi Golgata suur sõnum, mida meie võime üksteisele kuulutada. Selle tõttu siis elus võib tulla neid sündmusi, mis ei ole hoopiski meie meelepärased, aga mida Jumal võib kasutada nii, et tema juhib neid meie õnnistuseks, nagu tema seda tegi Joosepiga. Mõned inimesed peavad iga karistust kohe Jumala nuhtuseks või iga raskust kohe Jumala karistuseks, õigem ütelda. Selle tõttu kaotavad nemad oma usujulguse, vastupanu jõu ja ütleb, jah, Jumal on mind maha jätnud, nüüd oleme Jumala karistuse all, ei ole midagi enam teha. Ja avastaksime selle saladuse, meie jalad kannavad. Ma suudan rohkem, kui ma arvasin. Ma ei mõtelnud seda, et ma suudan nii viletsa tervisega veel Jumalat teenida. Ma ei arvanud seda, et nii raske õnnetuse puhul ma suudan veel Jumalat tänada. Ma ei arvanud seda, et vanaduse päevades võin ka veel teda austada. Kõik need asjad Jumal lükkab ära meie kõrvalt selleks, et me avastaksime seda, kui tugev on Jumal. Ja ehk oled sina ka üks nende karkude tarvitajatest, kelle käest Jumal on kargud ära võtnud. Mõtle siis sellele, et Jumal tahab sinule selle kaudu head teha. Aga meie teame, et kõik tuleb ühtlase heaks neile, kes Jumalat armastavad. Jääme selle juurde ja see kinnitab meid. Elusündmuste imelised kokkusattumised on ka need moodused, kuidas Jumal meid elusündmuste kaudu juhib. Mõtleme Peetrusele. Ta näeb oma nägemuse seal Joppes. Teda kästakse toiduks tarvitada loomi, mis ei olnud lubatud käsuõpetuses. Ja kui nägemus lõpeb, siis on meil öeldud piiblis ja Peetrus oli kahe vahel. Tähendab, puudus juhtimine. Nägemus oli, aga aru ei saa. Ja sel samal tunnil koputab keegi väravale. Korneeliuse kojast tulevad mehed, kutsuvad Peetrust oma juurde. Siin sündmus ja nägemus ühtusid nii, et üks seletas teist. Jumal võib meie elus niimoodi juhtida asju, et elusündmused seletavad ja näitavad meile Jumala juhtimist. Ma usun seda, et paljud meist võiksid niisugusest juhtimisest küll rääkida, kus elusündmuste imeline kokkusattuvus on meid viinud õigele teele. Kuulus palvemees Georg Müller pidas seda üheks Jumala juhtimise oluliseks tunnuseks. Ta ütles, kui minu südamesse tuleb mingisugune soov või mõte või käsk, ma pean seda tegema, siis ma ei jää sellega rahule. Siis ma palun, et Jumal lase välised olukorrad ka korda minna selle kasuks. Ja kui välised olukorrad seda kinnitavad, siis ma olen kindel. Kui välised olukorrad selle vastu räägivad, siis ma loobun. Niimoodi Jumal juhtis teda ja mõtelgem, kui palju asjata vaeva, kui palju neid peaga läbi müüri jooksmise püüdeid oleks olemata, kui inimesed võtaksid arvesse Jumala juhtimist ka olukordade kaudu. Jumal tahab, et me seda teeme. Neljandaks nimetan, et Jumal võib meid juhtida ka otseselt
meis elava püha vaimu kaudu. Otsene püha vaimu märguanne on ju kooskõlas Uue Testamendi õpetusega, aga Siimon tuli vaimusunnil Jumala kotta, Filippus läks vaimusunnil Moorama mehe tõlla juurde ja Paulus keelas Jeesuse vaim, nagu uues tõlkes on öeldud, Jeesuse vaim keelas teda Müüsiasse minemast. Niisugune juhtimine ei ole tundmata kaasajal. Ma tean, teil on oma kogemused ja minul oma kogemused ja väga selged. Kuid ei saa salata seda, et seda laadi juhtimine võib kergesti juhtida inimesi ka eksiteele. Ja tegelikult meie oleme küllalt näinud neid inimesi, kes ütlevad, et Jumala vaim neid juhib, tegelikult juhib neid nende oma mõte ja oma soovid, aga veel halvem, kui nad on sattunud eksitajate vaimude ja kurjade vaimude mõju alla. Nii loete 1. Timoteuse 4. peatüki 1. salmis, et on olemas eksitajad vaimud. Kui sina tunned niisugust seesmist käsku, siis mõtle, et on olemas ka üks eksitaja vaim. Ja seda laadi juhtimine vajab erilist läbikatsumist Jumala sõnaga, aga ka teiste usklikude ühise arusaamisega. Oma isiklikud juhtimised alista alati siis Jumala sõnale ja teiste usklikude ühisele arusaamisele. Ma ütlen lühidalt veel ainult seda, et Jumala juhtimist ei saa muidugi meie piirata nende 4 abinõuga. Tema juhtimine on nii avar ja nii suur, et see peab kõlbama kõikide aegade inimestele ja igas olukorras. Mõtelgem, et Jumalal on tarvis juhtida primitiivseid inimesi, kelle arusaamine on väga arenematu, aga Jumalal on vaja juhtida ka kõrgelt arenenud inimesi. Jumalal on vaja juhtida kurbi inimesi, temal on vaja juhtida rõõmsaid inimesi, lapsi ja vanu. Ja vastavalt ajale, olukorrale, inimesele, siis Jumal valib ka niisuguse juhtimise abinõu, millest see aru saab, keda tema tahab juhtida. Pidage meeles, et Jumal võib valida abinõud, millest see aru saab, keda tema tahab juhtida. Pole siis ime, Vaaraole ta võib kõneleda unenäo kaudu, Heseekeli nägemuse kaudu, Pileamile eesli kaudu ja korintlasi käsib püha vaim arvesse võtta nende loodud meelt. Efesuses mõistuse valgustavad vaimu silmi arvesse võtta. Rooma kirja 13. peatükis kästakse südametunnistust arvestada. Tema võib kõneleda meile meie pühitsetud otsustusvõime kaudu, seesmise märguande kaudu või ka minu poolest viimase teadusliku avastuse kaudu. Kõiki neid võib Jumal kasutada, eeldades, et meie sellest keelest aru saame. Jumala tahte otsija aga lähenegu sellele küsimusele palves, sest palves kaovad tõkked Jumala ja sinu vahel. Palves pääsed sina Jumalale lähemale kui ühelgi muul viisil ja selle tõttu palves hakkad sina paremini mõistma Jumala tahet, hakkad paremini mõistma Jumala sõna, paremini mõistma issanda koguduse osa sinu elus, paremini mõistma ka elu sündmusi, mille osaliseks sa oled saanud, paremini mõistma ka seda seesmist tasast häält, mille kaudu Jumal sind juhib. Ja kui sina Jumal ette lähed, siis alusta oma palvet kahetsuse palvega. Katsu ennast läbi, kas sul on midagi andeks paluda. Täna hommikul enne Jumala tiinistust, kui me jäime vaiksesse palvesse, siis ma tuletasin meelde, et ärge arvake, et kahetsus kuulub ainult neile, kes uskmatast elust tulevad, saavad usklikuks. See moment oli ka sinu elus kord, vaid nii palju puudusi on igal ühel, et meil on midagi kahetseda. Võtke seda tõsiselt. See on Jumala sõna ja tulge Jumala ette ennast läbi katsudes. Kui inimene sel viisil tuleb Jumala ette alaandliku meelega, ennast läbi katsudes, siis Jumal saab hakata meid aitama. Piibel ütleb nii, Jehova on õelatest kaugel, aga ta kuuleb õigete palveid. Kes pöörab oma kõrva ära käsuõpetust kuulamast, selle palvegi on jäledus. Need on õpetuse sõnadest, esimene on 15. peatükist, teine 28. peatükist. Ja kui tahad kindel olla, et sinul ei puudu Jumala juhtimine sinu kriitilisel tunnil, nagu ütlesime, siis ole valmis ka pisiasjadest teda jälgima ja tee sellega kohe algust.
Väga raske on ära mahutada ühesse jutlusesse neid abinõusid, mille kaudu Jumala püha vaim meid juhatab. Olen nimetanud täna 4 põhilist abinõu. See on siis piibel, kogudus, elusündmused ja vaikne vaimu hääl. Aga meie ei saa mitte Jumalat piirata nende abinõudega. Võime ainult seda ütelda, et need abinõud on minevikus olnud Jumala vaimu käes kasutada. Ja need on ka olevikus Jumala vaimu käes kasutada. Hoia siis sina ka kinni sellest proovitud teest, et sa ei eksiks, vaid issand saaks sind viia õiguse jälgedel oma nime pärast. Aamen.